Kolmapäeva hilisõhtul jõudis Tallinna Televisioon ja Tallinn Monte Carlo ralli seltskond otse ja omadega Šveitsi. Neljapäevane esimene start anti Zürichist, kust suunduti Einsteini kodulinna Berni. Tere Tallinn, siin Bern. Nagu te mu selja tagant näha võite, oleme jõudnud Šveitsi. Meid oli tervitamas siin ka linnapea, kellelt uurisime, mida tema arvab elektriautodest. Well, I think it's a piece of the future, especially in cities. Noise and pollution is important, so electric cars, they have a future, especially in cities like Bern. We love that. Praeguse hetke seisuga on kõige rohkem võite kogunud Zero Traceri juht Frank Locker. Uurisime temalt, kuidas ta ise tunneb ennast pärast kõiki neid võite. I feel proud and Zero Tracer is just running perfectly and it shows efficiency is really a big advantage. So I can charge faster because I use less energy. So I think that was the reason why I'm first. Bernist jätkus teekond Lausanne'i, kus oli kohal palju uudistajaid ning vastuvõtt soe. Uskumatu, aga tõsi. Koha pealt õnnestus leida ka üks eestlane, kes Lausanne'i Tehnikaülikoolis vanemteadurina töötab ning just elektriautode laadimisele spetsialiseerunud on. Ja tõin mind siia teadustöö, mis on väga tihedalt seotud sellega, mis me siin selja taga näeme, ehk elektriautode kiirlaadimine. Taristu, mis lubab laadida elektriautot täis 10 minutiga. Taristu on põhimõtteliselt juba olemas, kas akud vastu peaks on teine küsimus. Kui vaatame autosid, lihtsalt näha, kuidas üks Tesla välja näeb, vaatame neid laadijaid, väga tavaliselt, ütleme eilne päev. Ja mis ma oskan öelda, arenguruumi on. Ralli on läinud väga hästi, et on olnud lõbusad hetki ja raskeid hetki ja tähtsam, et autod on terved ja inimesed on valmis lõpuni sõitma ja tööd tegema. Need 3 asja on kõige olulisemad ralli puhul. Laupäeva keskpäevaks peame me jõudma juba Monte Carlosse, kus toimub grande finaale.